vahva väikene sõber. Tead, ma kirjutasin sulle veel ühe loo. Just sulle, et sina saaksid rääkima õppida läbi muinasjuttude. Sest muinasjutud on maailma kõige vahvamad asjad. On ju? Just. Ja selle vahva loo pealkiri on Arva ära, keda mina nägin. See on üks vahva lugu. Kas oled valmis koos minuga seiklema? Jess, aga tule siis. Väike Liisu jooksis hingeldades tuppa. Emme, sa ei arva iial ära, keda mina õues nägin. Emme katkestas enda tegemised ning istus Liisu juurde põrandale. Ma ei oska tõesti ära arvata, keda sa nägid, aga anna mulle vihjeid ja mina annan endast parima ning üritan mõistatada. Liisu noogutas ning hakkas õhinal pihta. Esimene olevus oskas lennata. Ta oli hall ja natuke ümara peaga. Silmad olid sellel olendil nii suured nagu rattad ja ta tegi uhuu, uhuu. Ajame huuled hästi torru. No sa saad paremini. Just nii. Ja teeme uhuu, uhuu, uhuu. Kes see oli? Oi, kui keeruline, vangutas ema pead. Tavaliselt seda lindu päeval ei näe, aga ju ta unustas magama minna. Andis tüdruk lahkesti veel mõned vihjed. Kas sina juba arvasid ära, kes see on? Öökull, vastas ema rõõmsalt. See, keda ma teisena nägin, hirmutas mind natuke ja peaaegu oleksin appi karjunud, aga tema kartis mind rohkem. Nii, ta oli pikk ja sile, kenasti ennast kerra kerinud ning põõnutas kivi peal. Tema nahka kattis siksak muster, rääkis Liisu juba uuest olendist. Ja kui ma olin teda ehmatanud enda suure jooksmisega, tegi ta naeratus, hambad kokku ja tee keele ots hästi teravaks. Aga nüüd tee keele ots, ära üldse keelt pingesta. Jäta keel lõdvaks. Vaata, kui ei tule üldse ilus, on ju. Tee nüüd keele ots hästi teravaks. Tee veel natuke, ma kuulen sind. Väga hea. Kes see küll oli, keda meie väike seikleja nägi? Kas sina tead? Oi, kas tõesti oli selline tegelane meie aias? See on ju rästik, imestas ema kulme tõstes. Liisu noogutas rõõmsalt. Ja siis jooksin ma kuuri alla ning leidsin erilise mõnuleja. Ta ajas ennast istuli ning haigutades tegi suu hästi lahti, kirjeldas Liisu uut tegelast enda koduhoovis. Ja nüüd teeme suu hästi lahti. Teeme ühe korra veel. Huvitav, keda ta nüüd nägi? No, see ei saanud olla keegi muu kui meie kass, naeris ema lõbusalt. Miisu jah, noogutas Liisu. Miisu ja Liisu. Siis aga läksin koos issiga tiigi äärde ja seal oli alles olevus. Ta oli küll väike, aga pidas ennast kuningaks. Ajas oma põsed õhku täis ja üritas minust suurem välja paista. Kartis vist, et tahan tema kodu endale võtta, rääkis Liisu imestusega. Ah jaa, ta oli roheline, lisas tüdruk tähtsa info. Võtame oma põsed õhku täis ja patsutame kätega põskede peale. Natuke nagu puuksutamise hääl on ju. Teeme ühe korra veel. Teeme ühe korra veel. Huvitav, kes see veel oli?
kes ajab ennast õhku täis, on roheline ja elab tiigi juures, arutas ema, olles vist natuke hädas. Ajame ühe korra veel põsed õhku täis ja aitame ema. Proovisin aga. See ei saa keegi muu olla kui konn, taipas ema. No näete, kui palju abi on sinust ja minust, kui me ema aitame. Tiigi juures kasvavad suured pähklipuud ning nende otsas elab keegi. Alguses ma teda väga hästi ei näinud, aga siis kukkus mulle pähkel pähe. Vaatasin üles ja seal ta oli, nii nunnu. Ja tead, mis ta tegi? Toppis endale pähkleid põske. Tema põsk paisus suureks. Jätkas tüdruk oma seikluse kirjeldamist. Teeme nüüd ühe põse hästi suureks ja paneme sinna õhu sisse. Ja nüüd liigutame selle õhu teise põske. Huvitav, kes see veel küll on, kes niimoodi teeb? Istub puu otsas, sööb pähkleid, topib pähkleid põske. No see peab ju orav olema, naeris ema ja silitas liisukese pead. Oli jah orav, kinnitas tüdruk naerdes. Emmega on nii tore mõistatamist mängida. Mis sa arvad, kui me teeksime õige natukene võidu? Paneme ühe põse õhku täis ja vaatame, kumb meist jõuab kauem seda hoida. Ole valmis! 1, 2, 3! Mina ei jõudnud rohkem, sina oled ikka kõvem tegija. Ja teine põsk. Tubli oled. Oi, aga emme, nüüd sa küll ära ei arva, keda ma veel tiigi juures nägin. See oli väga kummaline loom. Vaatas mulle otsa ja tegi igasugu nägusid, seletas Miia ise näoga vigureid tehes. Aga nüüd nägi meie väikene seikleja midagi väga-väga kummalist. Mine jookse peegli ette ja tee igasugu vigureid või tee mulle ja mina teen sulle. Valmis? Ma ei osanud enam rohkem välja mõelda. Mis sa arvad, keda ta nüüd nägi? Ema istus kaua aega vaikides. Ta vangutas pead ning ei osanud kuidagi ära arvata, kellega võis tegu olla. Ja ma tean kindlalt, et see loomaka on sinu lemmik terves maailmas ning sulle meeldib teda kõditada ja musitada. Itsitas Liisu kavalalt. See olid sina, sa mu väike inimloomake, puhkes ema lõbusalt naerma. Mina jah, ma vaatasin sillerdavat tiigivett, noogutas tüdruk tähtsa näoga. Pane nüüd korraks silmad kinni ja meenuta mõnda vahvat looma või lindu. Ja nüüd tee silmad lahti ja tee mulle sellist nägu, nagu see loom või lind teeb. Ma ei oska ära arvata, keda sa tegid. Aga tee proovi veel. Ma jäin ikka natuke hätta. Aga mine näita seda emme-Lissile, nemad arvavad kindlasti ära. Nad on ju kõige targemad inimesed terves maailmas. Mine nüüd otsi sina ka mõni peegel ja tee seal hästi palju vigureid oma näoga, sest see teeb su näo tugevaks ja see teeb su lihased tugevaks. Ja siis sa räägid varsti paremini kui mina. Kas sulle meeldisid need muinasjutud? Kui jah, siis vaata ja loe ja kuula ja poe emmele kaisu ja räägi emmele, keda sina nägid. Ja usu mind, rääkima õppimine tuleb nagu sipsti. Vahva oled.